Sa kuulad podcasti Otsingul, minu nimi on Elari Tamm. See ei ole loeng. See on pigem üks teekond. Heebra keeles, mu lemmikkeeles, lisaks eesti keelele on üks sõna, tereh. Ja see tähendab teed, rada või liikumist. Mitte sihtpunkti, vaid viisi, kuidas sa liigud. Ja see podcast ongi sellest teest, küsimusest või küsimustest, mida me tavaliselt ei küsi, sest meil pole aega. Või sest vastused võivad olla lihtsalt ebamugavad. Tõde, mis teeb haiget. Ja siin ma ei õpeta, kuidas elada. Siin mõtleme koos. Miks me elame nii, nagu me elame. Ja kui sa oled teel ja tunned, et lihtsad vastused ei too enam rahu, no siis oled õiges kohas. Tänane episood keskendub sellisele lihtsale, keerulisele teemale. Millal muutub edu ohtlikuks inimesele? Ma olen ennast tabanud viimasel ajal mõtlemast, et me oskame väga hästi küsida, kuidas jõuda järgmisele tasemele ja arengukoolitused ja treeningud ja arengu otsimine on nagu eesmärk omaette. Kuidas kasvada, kuidas teha rohkem, kuidas jõuda rohkem, kuidas mitte maha jääda kogu sellest arengu ja edu hankimise rongist. Aga me küsime harva, et kas see, kuhu ma liigun, on mulle ka tegelikult hea. Edu on asi, mille eest palvetatakse, et ma saaks edukaks, et mul oleks edu, et sul oleks edu. Mille nimel tehakse pikki tööpäevi, mille nimel ohverdatakse nädalavahetusi, distsipliin. Aga edu nimel ka vahel ohverdatakse peresid ja tervist, nagu tippsport. Ja ometi on edu üks väheseid asju, mida võib inimese seespoolt üsna märkamatult paigast ära nihutada. Ma ei räägi läbikukkumisest, läbikukkumine on aus. Läbikukkumine sunnib inimest peatuma ja see paneb küsima päris küsimusi. Ma räägin tegelikult sellest hetkest, kui kõik justkui toimib. Tööl läheb hästi. Numbrid ainult kasvavad, inimesed helistavad sind, kutsutakse kaasa. Sulle pööratakse tähelepanu, sind usaldatakse ja väliselt ongi kõik korras. Aga sees on vaikus, mis ei ole rahu. Heebrea tarkuses räägitakse palju südamest. Süda ei ole lihtsalt tunne, see on koht, kus tehakse otsuseid, kus sünnib elu. Ja kui süda on pidevalt hõivatud, siis ei ole vaikus enam puhkus, vaid ärevus. Ja ärevusest me teame kõik päris palju rääkida. Aga millal siis muutub edu ohtlikuks? Mitte siis, kui see juhtub meile, vaid siis, kui ta hakkab vastama küsimusele, millele ta ei peaks vastama. Kui ta hakkab ütlema, kes ma olen. Kui minu väärtus hakkab sõltumagi sellest, kas ma olen vajalik, kas mind kuulatakse, kas ma olen pildil, kas ma olen edukas võrreldes teistega. Ja siis ei ole edu enam tööriist, siis on ta juba identiteet. Ja identiteedina on edu väga karm peremees. Ta ei küsi, kas ma olen väsinud. Ta ei küsi, kas su lapsed veel tunnevad sind. Ta ei küsi, kas sul on aega vaikuseks. Ta küsib ainult, kas sa suudad veel. Kas see on tõesti kõik, mida sa suudad välja panna. Ja ma olen märganud, et eriti segaseks läheb see koht siis, kui edu hakkab rääkima sellist vaimulikku keelt või vaimset keelt.
kui kiiret tempot nimetatakse kutsumuseks ja kui ambitsiooni nimetatakse õnnistuseks ja sellist pidevat hõivatust ustavuseks. See on ustav inimene. Aga on üks väga lihtne mõõdupuu. Kas see, mida sa ehitad, toob rahu? Ja rahu, see ei ole ainult tunne. See on tegelikult terviklikkus. See on see, kui elu erinevad osad omavahel on kooskõlas. Inimene koosneb ihust, hingest ja vaimust, kui need kolm on tervik. Ma ei ütle, et töö on ju halb või et vastutus on vale või et edu on ise probleem. Pigem ma küsin, kas häält, mida me kuulame, kui edu räägib, kõige valimini on kelle oma. Ja edu hetkedel on aeg, kus on hetked, kus Jumal ei võta edu ära või edu ei lõppe, sellepärast, et see on millegipärast väga halb, vaid Jumal lihtsalt vaikib seda nähes. Ja ootab, kas inimene julgeb peatuda edukuse ajal, edukust kogedes nagu hingamispäeval. See päev nädalas, kus meil ei ole mitte midagi anda, vaid ainult saada. Mitte selleks, et olla laisk, vaid selleks, et mäletada, kes me oleme ilma saavutuseta ja kes me oleme inimesena. Nii nagu kuningas Taavet küsis, kes on inimene, et sina tema peale mõtled. Võib-olla ei ole edu ise ohtlik, olla edukas ohtlik, vaid see, et edu ei lase meil enam peatuda. Sinu edukas raamat, sinu edukas esinemine, sinu edukas töökogemus. Kes tahaks seejärel enam ebaõnnestuda? Aga ma ei taha selle küsimusele ise vastust anda. Ma tahan ehk jätta sulle 3 küsimust. Millist hinda ma maksan, aga ma ei märka. Ma ei märka seda hinda. Mida see sinult nõuab? Mille nimel ma õigustan oma tempot? Ja kui ma homme kaoks, mis alles jääks? Ja kui need küsimused sind tegelikult kõnetavad, siis sa oled ilmselt samuti otsingul. Ja see on aus koht, kus olla. Otsing ei lõppe vastustega. Sageli algab ta pigem siis, kui me lõpetame enda eest põgenemise. Ja kui see mõtisklus jättis sind natukene rahutuks, siis võib-olla puudutas see midagi tõelist. Järgmises episoodis jätkame teed. Aitäh, et kuulasid.